Minu nimi on Sissi Niil ja Benita. Jõulude lähenedes mõtlevad inimesed üha rohkem heategevuse peale. Ja täna olen mina siin selles imeilusas köögis, et küpsetada piparkooke ning rääkida teemal, kuidas meie saame väikeste tegudega aidata abivajajaid. Minuga on siin täna kaasas Ain Kaare. Tere, Ain! Tere, Sissi! Nii, sinul on siuke väga pikk tiitel tegelikult, mis su nime ette käib ja ma ausalt öeldes ei hakanud isegi üritama seda öelda, et räägi meile täpsemalt, kes sa oled? Oma igapäevatöös ma olen hematoloog ja töötan ma Tartu Ülikooli Kliinikumi hematoloogia ja luuiditransplantatsiooni osakonnas, olen selle juhataja. Aitäh, sest see oli nii pikk, et tõesti minul läks juba keel väga sõlm, et sa minu pealt selle ära võtsid, aitäh selle eest. Ja tegelikult minu esimene küsimus on tegelikult väga lihtne ja kerge. Mis seostub sul jõuludega? Jõulud on selline helge ja imeline aeg, et jõuludega seostub ju alati tahtmine head teha. Just. Tahtmine head teha nendele, kes on sinust nõrgemad, kes on sinust väetimad ja kes seda abi vajavad. Ja samal kui me räägime, ma arvan, et me võimegi vist täitsa hakata piparkooke juba tegema, et hoiame seda jõuluhõngu ka. Ja võtame taignarullid ja hakkame tasapisi tainast laiali rullima. Te räägi mulle, kas sinu perekonnas ka oli siuke heategevus midagi, millest te rääkisite või millega te tegelesite, kui sa üles kasvasid? Mina olen kasvanud üles sellel ajal, kus väga heategevusest kui sellisest väga veel ei räägitud, sest et see oli meie ja sellel ajal veel suhteliselt tundmatu tegevus, aga hilisemal ajal küll on nii minu peres kui minu töö juures ja üldse ja oleme kõik rohkem selle heategevusega kokku puutunud, mis iganes vormis see heategevus ka ei oleks. Et kui me nüüd jõulude juurde läheme, siis meenuvad ju väga mitmed sellised heategevuslikud kampaaniad, kus siis on võimalik aidata erinevaid hätta sattunud inimesi, mis heategevused meile meelde tulevad, eks, et teame, et kirikud teevad erinevaid kingitusi ja üritusi vähem kindlustatud inimestele. Loomulikult meenuvad meile kohe ka sellised suured kampaaniad nagu Jõulutunnel või teistes telekanalites läbi viidud üritused, kus siis kogutakse raha erinevate heategevuste jaoks. Aga tegelikult ei ole ju alati heategevuse jaoks tarvis raha. Et tegelikult me saame head teha ka paljul muul moel ja üheks selliseks väga altruistlikuks ja tegelikult ka küllalt kaua juba maailmas olnud tegevuses nagu on doonorlus, eks, et me võime rääkida veredoonorlusest, me võime rääkida vereloome tüvirakkude ja luuidi doonorlusest. Doonorluse liike on väga palju ja üheks selliseks doonorluse liigiks on ka elundidoonorlus. Elundidoonorlus ei ole minu põhitöö, et ma olen sellega tegelenud ühiskondlikus korras oma põhitöö kõrvalt ja ta on kujunenud mulle selliseks väga südamelähedaseks tegevuseks. Et sellega me saame ju väga paljusid erinevaid inimesi aidata, kellele saatus on oma eluteele ette toonud mingisuguse sellise haiguse, kus elundi siirdamine on ainukene võimalus, et see inimene saaks edasi elada. Mina olen nüüd pikalt rääkinud oma kokkupuudetest elundidoonorlusega ja elundite siirdamisega, aga milline on sinu kokkupuude? No minul on tegelikult isal täitsa 3. neerkehas. Et mitu aastat tagasi temal neerud lõpetasid töötamise ja siis selle tõttu kõigepealt oli mitu aastat dialüüsi ja siuksed pikad protsessid, et kuidagi toetada keha ja siis ta pandi lõpuks ka sinna nii-öelda järjekorda, et saada omal uus elund, aga elunditega on ju mingil määral see on õnnemäng, see tuleb inimene
kellel on sinuga täpselt need näitajad, mis sulle sobivad, mistõttu tuleb välja, et väga pikalt arst isegi ei uskunud, et ta leiabki omale neeru. Sellepärast seal olid täpselt sellised mingid veidrad näitajad, millest mina ei oska sulle väga pikalt rääkida. Ja ta vanusega on ju ka mängimine tegelikult, et õiges vanuses oleksid selle jaoks, et liiga vanadele inimestele minu arust ei siirdata uut neeru, kui ma õigesti mäletan. Ja siis ma lihtsalt mäletan nii hästi seda, et minu isa oli oma kõige esimese esinemise üle väga pika, vist 2 aasta male pannud suvel üks pulm, pidime koos minema esinema ja otsustas, et nojah, et nagu nii seda kõne nii pea ei tule, et ma olen neeru saanud, ma lähen esinema ja siis see öö tuli kõne. Helistati Tartust ja öeldi, et kuule, et sulle on neer, tule nüüd siia. Ja minu isa, kes oli kergelt väsinud ka sellel hetkel, sest et oli öö, oli neile öelnud, kas ma võin hommikuni mõelda või? Ja minu ema sealt kõrvalt rapustas, ta ütles, mis mõttes, hakka asju pakkivad, me sõidame Tartusse, sa saad neeru omale. Sellepärast, et tegelikult mida see tähendas minu isa jaoks, ta saab elama uuesti hakata. Jah, eks see pakkumine tuli ilmselt väga ootamatult ja inimene niisugusele sõnumile teinekord tõesti ei oskagi kohe reageerida, sest et see rõõm on nii suur, et kas tõesti mina ja kas tõesti mulle. See päriselt nagu juhtub. Päriselt, kas tõesti mina ja see muudab ju inimese elu tundmatuse nii. See, kui ta pääseb igapäevasest iga 3 korda nädalas dialüüsis käimisest ja et see on ikka hoopis teistsugune elu. Ja ega sellega, kui on inimesed, kes vajavad omale doonoreid, ega see tegelikult ei ole lõpuks elu, mida nad elavad, kui nad on haiged, eks ju, et see on sõna otseses mõttes teine võimalus, mis on sulle antud, sul on teine võimalus elu ees antud ja minu arust see on nii imeline kingitus kogu maailmale, kui me paneme selle ristikese sinna ja ütleme, et me oleme elundi doonorid. Jah, see on tõesti niimoodi, et ega tegelikult see, et me selle oma tahteavalduse teeme ja anname selle nõusoleku, et juhul kui minuga peaks midagi juhtuma, et minu elundeid võib kasutada teiste inimeste aitamiseks, siis see ju tegelikult ei võta sult mitte ühtegi tükki küljest ära. Sinu elu ei muutu sellest halvemaks. Pigem võiks öelda, et su elu muutub paremaks, sest et mina olen alati mõelnud seda, et selle elundi doonorluse juures, et tegelikult et ma ei saagi aru, miks inimesed seda nagu natukene pelgavad, et tegelikult on ju väga ilus mõelda, et kui sinu lähedane on siit ilmast lahkunud, siis tegelikult, kui ta on annetanud oma elundeid, siis tegelikult ta ju elab edasi. Osa temast elab edasi, kas süda, neerud, kopsud, võib-olla kõik, et on tegelikult võimalus ju aidata väga paljusid inimesid sellega, et kui peaks juhtuma midagi sellist, et me siit ilmast lahkume ja me ei pea neid elundeid endaga sinna teispoolsusesse kaasa võtma. Meie aeg siin on läbi, eks? Jaa, meil ei ole nendega seal mitte midagi teha. Meie hing läheb küll sinna teispoolusele, aga nende elunditega ei ole meil seal teispooluses tõesti midagi peale hakata. Kas sa ise oled end ära registreerunud elundi doonoriks? Jaa, ma olen seda teinud. Mul oli kunagi, kui seda ei olnud seda võimalus digiloost teha, oli mul rahakoti vahel doonorikaart, mida bensiinijaamadest jagati ja niipea kui tekkis digitaalne võimalus digiloos oma soov ära määratleda, mida minu elunditega peale surma teha võib, siis niipea ma sellega ära tegin. Ja kindlasti lisaks sellele, et ma selle linnukese sinna digilukku tegin, oleme me ka oma peres lähedastega koos seda teemat arutanud ja kõik on avaldanud oma ka soovi ja arvamust, et missugune võiks olla nende puhul see käitumine, kui nendega peaks midagi juhtuma. Mis sa arvad, mis on näiteks mõni põhjus ka, miks inimesed ei taha sellest võib-olla rääkida? Eks surm on olnud natukene selline tabuteema, et surma kardetakse ja arvatakse, et kui me surmast räägime, siis ta meile ukse peale koputabki. Aga ei, see tegelikult ei ole niimoodi, et surm on elu orgaaniline osa, et teame ju kõik, et surematuid paraku maailmas ei ole, kõik me üks päev lahkume
ja see on täiesti loomulik rääkida ka sellest, et mis saab siis, kui minu maine elu siin ilmas lakkab. Jah. Ma ise ka täitsa siis, kui meil kogu perekonnas see isa teema niimoodi mitu aastat kestis üle käis, siis me ka ikkagist toidulaua taga kõik koos istusime, et mina, mu õde, mu vanaema, ema ja kuidagi arutasime täiesti avatult seda, et mis meiega saab pärast surma ja mis me tahame, et meiega juhtuks, ja siis muidugi see elundidoonorlus väga lihtsasti tuli meil ka ülesse ja siis me kõik tegelikult täitsime koheselt tahteavaldused ära. Ja ega tahteavalduse täitme tegelikult on nii lihtne. Ma arvan, et ma eeldasin mingil määral, et nagu elundidoonorlus, see tegelikult tundub justkui mingi väga suur teema, kui sellest niimoodi rääkida, et see kuidagi on mingit raskesti tehtav ja mingi pead arsti juurde minema, kuigi tegelikult see on otseses mõttes 3-4 nupuvajutust digiloos ja see ongi lihtsalt nii lihtne. Jaa, see on hästi lihtne ja kindlasti peab selle juures veel rääkima seda, et see otsus ei ole lõplik. Et teil on alati võimalus, kui te mõtlete ümber, teil on alati võimalus see nõusolek tagasi võtta. Et kindlasti ei maksa nagu peljata seda, et kui ma nüüd ükskord olen selle linnukese sinna teinud, et siis nii ongi. Ei, alati on inimesel ükskõik mitu korda võib ta seda edasi-tagasi, seda nõusolekut võtta. Et ja see on tõesti, see on väga lihtne, aga kindlasti selle elektroonse linnukese kõrval ma arvan, et oma lähedastega rääkimine ja et nad teaksid sinu arvamus sellest on ka väga oluline. Et kindlasti, kui peaks juhtuma kõige halvem, siis on neile hulga lihtsam edasi elada. Neil on hulga lihtsam otsustada seda, et kui nad teavad selline, missugune oli sinu tahtmine ja nad ei pea sellel kurval momendil, mis tuleb reeglina ootamatult, hakkama mõtlema selle küsimuse peale, et milline võis olla sinu tahtmine. Aga kui sa oled sellest ennem rääkinud, siis muutub lihtsamaks. See muutub väga palju lihtsamaks. Ma tahtsin sult just küsida, et miks on ka ei vajutamine vahel tähtsas, aga ma tunnen, et sa vastasid ilusasti ära, et just siis on sinu soovid täiesti teada ja mitte keegi pea hakkama küsitlema, aga mõtlema, mida sa soovisid. Täpselt, et ka ei on tähtis, sest et siis me teame, jah, see oli selle inimese tahe ja me ei küsi, miks ta niimoodi tegi. See on tema vaba tahe, et ka ei on aktsepteeritav. Muidugi nüüd tuleb ka teemasse see, et miks ei räägita sellest ja kuidas saada üldse inimesed rääkima. Et mina alati olen mõelnud, et kui sa tahad oma perekonnaga sellest rääkida, väga lihtne on küsida luba oma perekonna käest, eks siis sa istud lauda maha ja ütled, et kuule, et täna ma väga tahaksin rääkida sellisest teemast nagu elundidoonorlus, surm, et mis iganes, kui laiaks sa selle teema ajad ja lihtsalt küsidagi perekonna käest, et kas on teiega okei, et me räägime sellest, et nagu justkui avada see jutt, sest et nii kaua sa ei küsi, siis sa ei tea. Ja ma alati leian, et ära tee teise inimese otsust tema eest ära. Nii, me siin nüüd oleme rääkinud sellest, et kui lihtne on täita tahteavaldust, aga räägi, kes saavad seda teha? Teha saavad seda kõik. Kõik, tähendab selles mõttes kõik täiskasvanud inimesed, kellel on ligipääs patsiendiportaalile, ehk siis ta tal peavad olema vahendid, et ta suudab ennast elektroonselt autentida, kas siis ID-kaart, Smart ID ja kindlasti saavad seda teha kõik täiskasvanud inimesed ainult, et alates 18. eluaastast, kui teil on 18. sünnipäev, siis sellest päevast peale te saate seda tahteavaldust teha. Lihtne? Lihtne, jaa. Tuleb oodata ainult seda õiget kuupäeva. Issand jumal, kui kurb. Ei, sünnipäeva. Sünnipäeva. Kuni seda sünnipäeva, kui 18 saate, siis olete te ise otsustusvõimeline. Reegi sai ka aru praegusest, millest mina sain. Aga tundub, et meil saab koheselt see plaatsid täis ja see passi tahju panna. Võtangi selle viimase koha siit täpselt ära. Jaa, meil on ilusad piparkoogid, me paneme nad ahju. Ja ootame.
nii, ma arvan, et piparkoogid on nüüd valmis. Ja, võtame välja ja ma lasen sul seda teha. Näe, väga hästi küpsenud, ütleks mõningate kohta. Siin on väga ilusasti näha, et sinu omad olid natuke õhemad näiteks kui minu omad. Jaa. Siuke kerge värvi vahe. Ma olen nõus sellega, et mina ei ole nii professionaal kui sina, aga tõstame no nüüd siia jahtuma, siis me saame need kaunistada. Võta nüüd koledamad endale. Just. Ja vaata, meile selja taga on need kaunistamise glasuurid ka täiesti olemas. Me saame siis neid ilusti kaunistada. Mul on minu omad on niisugune lihaküpsetamise kategooriatest rääkides well done. Nii. Aga nii, nüüd me oleme rääkinud justkui sellest tehnilisest poolest, aga üks teema tegelikult, mida me väga ei ole puudutanud, on see, et üldse, kuidas me toome selle jutu nii-öelda inimesed, kes ei taha võib-olla sellest rääkida, et kuidas nad saavad oma perekonnaga sellest teemast rääkida. Ja ma isiklikult näiteks arvan, et kõik käib läbi küsimise. Et me ei saa eeldada, et mitte keegi teab, mida me mõtleme, eks me ei saa eeldada, et kas meie jutt võetakse vastu või mitte ja selle tõttu ma leian, et alati hea idee on istuda perekonnaga maha ja küsida, et öeldagi, et mina tahan täna sellisest teemast rääkida, et kas see on teiega okei, et me seda arutame ja las iga inimene teeb enda otsuse enda eest ära, et meie nende eest seda otsust ära ei tee. Ja siis hakkad sealt edasi vaatama. Et sinul Sissi kindlasti on see kogemus olemas, kuidas sellist jutuajamist alustada, et ega seda ju kerge ei ole teha, aga see on vajalik jutuajamine. Ja no ega kõik see, mis mu isaga juhtus mingil määral nagu äratas meid justkui üles selle mõttega, et kuule, et surm ongi ju tavaline elu osa ja tegelikult see on midagi, millele me võime mõelda, midagi, millest me võime rääkida. Ja siis kuidagi toidulaua taga olles me lihtsalt arutlesimegi seda ja täitsime kõik tahtavaldused ära. Ja tegelikult meie perekonnas see läks veel kaugele, me hakkasime arutama üldse, mis me tahame, et meiega saab pärast surma. Aga see teema, ma arvan, tundub peas raskem kui see, mis see tegelikult on. Et kui sa juba räägid sellest, siis see tegelikult nii jõudne ei ole. Ja ma arvan ka, et algus on keeruline, et selleks tuleb leida selline sobiv moment, kus kõigil on aega. Et inimesed on erinevad, perekonnad on erinevad, et sinul oli niisugune konkreetne sündmus perekonnas, mis tõi selle teema, nii et kellel sellist konkreetset sündmust ei ole, siis nendel kindlasti on seda natukene keerulisem seda teha, aga jõulud ongi just selline aeg, kus inimesed istuvad maha ja me teame ju, et väga palju käiakse ju jõulude aeg surnuaedades küünalt panemas oma lähedaste haudadele ja sealt ju edasi see jutuajamine võiks ju päris niisugune loomulik tunduda, et mälestame oma lahkunuid omakseid ja sealt siis juba edasi saame minna selle juurde, et niisugune võiks olla meie see teispoolsus. Ja jõulud on selline hea rahulik aeg, et seda ei saa kindlasti kiirustades teha ja miks mitte teha seda piparkooke küpsetades, toitu valmistades, et tuua mingi kergus raskesse teemasse. Ja, täpselt, et me ei pea istuma pika laua äärte mustades ülikondades, vaid ilusas punases kleidis räägime vabas õhkkonnas sellest, et mida me arvame sellest ja siis läheme koos kõik arvuti juurde ja teeme selle liigutuse ära. Just. Aga mida teha näiteks siis, kui arvamused on erinevad? Aga need arvamusi tulebki aktsepteerida ja need arvamused võivadki olla erinevad. Ka ühe perekonna sees võivad need arvamused olla väga erinevad, sellepärast et iga inimene on omamoodi, oma mõtlemisega, oma arvamustega, oma tõekspidamistega ja me peame seda aktsepteerima. Ma olen täiesti nõus sinuga selle koha pealt. Ja see ei ole sugugi halb, kui mõni inimene arvab seda teistmoodi, see on tema õigus, see on tema keha. Ja tema on selle keha peremees. Üks küsimus tegelikult mul nagu veel jäi pähe ja see on see, et kui sa ei ole tahteavaldust täitnud, kuidas siis otsustamine käib? Siis on see otsustamise protsess kindlasti hulga keerulisem, siis püütakse sinu lähedaste käest uurida seda, et missugune võis olla sinu tahe, aga nad ei tea ju seda. Et eeldamine. Hakkab eeldamine. Ja isegi vaidlemine. Võib ka vaidlemine toimuda ja tõesti, sest et üks arvab ühtemoodi, teine arvab teistmoodi.
ja loomulikult ju kindlasti on nendel omastel hulga lihtsam seda ka oma jah-sõna öelda, kui nad teavad, et selle inimese elupuhune tahe oli kas selline või ta oli selline. Yeah. Et kindlasti see teeb kergemaks ka teie lähedaste olukorda sellisel juhul, kui selline halb olukord peaks tekkima. Yeah. Olemegi kaunistamisega ühele poole jõudnud. Väga-väga ilusad tuli või mõni tuli siuke huvitav ka, ma ütleks. Aga elu ongi huvitav. Elu ongi huvitav, ma just tahtsin ise öelda seda. Nii, ilusti. Paneme nad ilusti siia taldriku peale, et... Nii, saidki tehtud. Aitäh sulle, et sa tulid jagasid oma mõtteid. Aitäh Sissi sullegi oma mõtteid jagamast ja ilusat sõnu rääkimast. Ja aitäh teile kõigile, et olite meiega, mõtlesite kaasa ja ma loodan, et äkki on nüüd natuke lihtsam rääkida oma perekonnaga elundidoonorlusest, ükskõik kui raske see ka teema ei või olla. Ja miks mitte tehagi seda niimoodi lihtsasti oma kodu köögis perekonnaga süüa tehes. Nii et nüüd on ainult viimane soov anda, nii et häid jõule kõigile ja kindlasti minge täitke tahteavaldus.